Tere hommikust, head aktsionärid, analüütikud, Coop Panga töötajad, on küll südasuvi, 18. juuli, ega ma isegi ei näe palju teid seal teispool ekraani on, aga loodetavasti on. Aga suvi küll, aga see ei tähenda seda, et me Coop Pangas tööd ei ole teinud, möödas on siis teine kvartal ja teeme kokkuvõtte teisest kvartalist. Ja traditsioonilisel moel siis, et ma esialgu markeerin ära niisugused olulised märksõnad ja siis kanname selle ülekande siit kaks ruumi edasi ja meiega ühineb siis meie juhatuse liige finantsjuht Paavo Truu. Ja nagu alati, et küsimusi saate esitada siis ekraanil see Q&A nupuga, et saate jooksvalt esitada, vastame lõpus ja circa 30 minutit täna on see investor esitlus. Aga hakkame liikuma. Siis esimese kvartali märksõnad, et esimene asi, mille üle nagu kõige uhkem tunne on see, et me oleme kõvasti ärimahte kasvatanud teises kvartalis. Et vaatamata sellele keskkonnale, mis on pigem jahtunud, on Coop Pank uusi kliente saanud, 7000 uut klienti, 5000 nendest arveldavate klientide kasvu, et laenuportfell on kasvanud teises kvartalis 90 miljoni võrra, et see kõik näitab seda, et meie lugu töötab, see kasvustrateegia töötab, et kliendid tulevad meie juurde, meie pakkumine, meie müük, meie turundus, et see töötab hästi ja meil õnnestub äri teha, et võib-olla isegi nagu vahest mõtled, et see on nagu see, kus meil on kõige suurem panus, et intressikeskkonda me siin Coop Pangas juhtida ei suuda, aga see, et kas me tööd teeme ja selle tööd tulemusel, seda me suudame ja respekt nagu kogu tiimile, kes on panustanud sellesse, et see teise kvartali kasv selles keskkonnas on väga tugev olnud, et turul tervikuna on laenuportfell kasvanud esimesel poolaastal kuskil 350 miljonit, meile 130 miljonit 2 kvartalit kokku, et see tähendab seda, et Coop Pank on sellest turu kasvust 1/3 vähemalt teinud, et meie turus on täna 6%, uuest müügist oleme 1/3 teinud, et oleme lubanud aktsionäridele kasvustrateegiat ja seda me teeme. Et see on esimene asi, mis sellega on kõik väga hästi, et teine siis see, et see sama laenuportfell, mis on meie põhiline rahatootmise masina, et see on püsinud jätkuvalt väga kvaliteetne ja ma arvan, et täna võib väga selgelt öelda, et selles kriisis pankadel laenukahjumeid jäid olemata, et seda kardeti, me ise ka siin iga kord investori esitluses räägime, et veel ei ole tulnud, aga mille sa tead, võib-olla ikka tuleb, et tegelikult me tulime sellest puhtana läbi ja võib-olla tahaks öelda ka nendele analüütikutele, ajakirjanikele kommentaariks, kes selle 7 aasta jooksul on arvanud, et Coop Panga kliendid on keskmisest riskantsemad, et kui tuleb halvad hetked majanduses, siis me saame pihta, et ma arvan, tänaseks me nüüd oleme ära tõestanud, et meie kliendid ei ole riskantsemad, sest selles majanduse madalseisus suutsid nad oma laenumaksed kõik ära teha. Siis intressikeskkond on selgelt, me kõik teame, alaneva trendiga ja võib-olla küll väiksemas tempos, kui me siin eelmise aasta lõpus eeldasime, aga alanemine toimub mõlemal pool, siis nii laenuportfellis kui hoiustele ja hetkel siis kindlasti laenuportfellis intressi alanemine on kiirem olnud, sest seal on lihtsalt see loogika, et kuna on 6 kuu Euribor panga aktiva poole peal, siis intressikeskkond jõuab kiiresti sisse panga bilanssi, et iga 6 kuu tagant klientide laenuintressid arvutatakse ümber ja need alanevad intressid on naksti laenuportfellis sees. Et teistpidi nüüd hoiused on valdavalt meie passiva poole peal 12-kuulised ja siin nagu nende ümberhinnastumine on aeglasem. See nüüd tegelikult tingib ka siis selle, et hetkel me oleme intressitsüklis hetkel, kus intressitulud on natukene alanenud, sest Euribor on natuke alla tulnud ja ka marginaalid on natuke alla tulnud, aga kasvanud on kõvasti intressikulud. Et me oleme siis tegelikult, kuna see on 12-kuulised hoiused, siis tegelikult siin teises kvartalis need laenud, mis meil teises kvartalis tootsid, olid kaetud siis eelmise aasta kevadel võetud hoiustega, kus oli intress 4-5%. Et tasapisi loomulikult ka need hinnastuvad ümber, aga lihtsalt see tsükkel käib niimoodi, et intressitulud hetkel alanevad kiiremini kui nagu intressikulud, ja see kindlasti nüüd mõjutanud meie kasumlikkust, et see aasta, ma just siin
pool tundi tagasi ka Äripäeva raadios ütlesin, et kui eelmine aasta olid meil võitjad pangandussektoris kindlasti investorid, kes teenisid topelt tulu, siis hetkel sel aastal kindlasti võitjateks rohkem laenuvõtjad, kelle intressid alanevad ja see aasta meie aktsionärid sellist tulu kindlasti nagu eelmine aasta ei teeni. Tegevuskulud on meil igati vastavuses või tegevuskulude kasv vastavuses ärimahtudega, et kui vaadata nüüd aasta võrdluses, siis eelmise aastaga võrreldes üle 20% tegevuskulude kasvu, aga selle taga oli ka eelmine aasta väga selgelt omanikega kokkuleppel tehtud juhtimisotsus. Me kasvatasime eelmine aasta töötajate arvu üle 60 töötaja. Ja see on nüüd eelkõige see, et miks meil nagu praegu aastases võrdluses personalikulud on kõvasti kasvanud. Aga see aasta, kui intressid hakkasid langema, on meil uute töötajate kasv on natuke üle 10, et me hoiame näppu väga selgelt pulsil siin oma kulujuhtimisele. Ja kõik see kokku on siis selle kvartali omapära on siis see, et me oleme tagasi reaalsuses ehk aastas 2022. Sest on palju räägitud, et 2023 aasta oli panganduses ekstreemne aasta, kus Euribor oli väga kõrgel, intressikulud ei olnud veel nii kõrged, pangad teenisid topelt kasumeid, maksid kõvasid dividende, et omakapitali tootlused olid üle 25%, et üüber kõik, aga ka aasta 2022 oli panganduses väga hea, et nagu me oleme seal tagasi, meie omakapitali tootlus on jätkuvalt, nagu me aktsionäridele lubanud, oleme üle 15%, kulutulu suhe 50% all, et lihtsalt, et kui see trendijoon kunagi ajaloos vaadata, siis jah, see trendijoon teeb aastal 2023 üüberjõnksu kasumlikkuse ja tulemusnäitajate poolest ülesse, aga kui see ära elimineerida, siis tegelikult ikkagi ilus kasv jätkub, aga mitte enam nagu selliste hüpetega. Aga kokkuvõttes tahaks öelda, et oleme teinud väga hea ärimahtude kasvu, viinud edasi oma kasvustrateegiat, aga nii palju raha, kui eelmine aasta sellest kasvustrateegias joone alla jäi, see aasta ei jää, et see on lihtsalt reaalsus. Aga siin tõban mina joone alla ja kanname nüüd siis, või lülitame sisse teise kaamera siin teises toas, kus siis Paavo võtab täpsemalt käib teemad läbi. Tervist ka minu poolt ja vaatame tõesti nüüd numbritesse natukene täpsemalt sisse ja natuke mõne sõnaga, et mis numbrite taga on või mis selle põhjustanud on. Et ärimahtudest Margus juba mõne sõnaga rääkis, aga siin on siis meie 3 põhilist mahunäitajat, laenude kasv, hoiuste kasv ja klientide arvu kasv. Ja on näha, et meil tõesti kasvutempo on nüüd aastatagusega võrreldes olemas, aga teises kvartalis isegi nagu kõikides näitajates oleme saanud väikse kiirenduse juurde. Ehk siis, et eelkõige laenudes ja selle vastu siis kandult hoiust kaasata ja klientide arvu väga toredasti kasvanud. Et tegelikult tegevusmahtudes kõikides olulistes näitajates on näha mingis mõttes sellist trendi, et meil jah, siin paar kvartalit on olnud sellist vaiksemat aega. Eks see on tunda olnud ka kogu majanduses ja kogu pangasektori mahtusid vaadates, aga nüüd teine kvartal teatud elavnemine on olnud, eriti just mis puudutab laenu poolt, et see teeb hea meelt. Ja puhaskasu, mis on tõesti natuke allapoole, mida siin Margus markeeris, tuleb eelkõige sellest intressikeskkonnast ja me hiljem vaatame slaidi peal seda natuke sügavamalt sisse veel, et kuidas tulud ja kulud on viimaste kvartalite jooksul käitunud, et siis saab sellest paremini aimu. Ja kui nüüd vaadata kasumiaruande poolt rida-realt numbrite kaupa, et siis veel kord ärimahud on kasvanud, aga intressitulude kasv, nagu on näha, jääb tegelikult laenutempole alla, et laenud kasvavad meil 6%, aga intressitulud ainult 1% ja siin ongi nüüd selle kahe teguri vastasmõju, et mahud küll kasvavad, aga teistpidi jällegi intressimäärad langevad ja nende kahe kombinatsioonis siis rahas tulusid õnnestus kasvatada 1%. Ja intressikulud sinna vastu siis on taaskord kahe teguri vastasmõjud, et küll intressimäärad langevad, aga mahud seetõttu seevastu kasvavad. Nii et kokkuvõttes intressikulud on see kvartal praktiliselt nagu stabiilsed, vaatamata siis suuremale hoiuse mahule. Nii et need trendid selles mõttes mõlemal pool, nii tulu kui kulu poole peal, need intressimäära kõverad on kergelt keeranud nokka allapoole. Tegevuskulude poole peal on selle aasta algus, nagu Margus mainis, tegelikult kontrolli all, et meil on küll esimeses kvartalis 7% kvartali vastu näitab kasvukulude maht, aga selle taga on selgelt nüüd iga-aastane palgakorrektsioon,
me viime läbi seda pärast aastavestluste toimumist teise kvartali alguses, nii et see oli nüüd siis selles mõttes aprilli alguses selleks aastaks on see nüüd tehtud, et kolmandas, neljandas ja järgmise aasta esimeses kvartalis tegelikult seda palgakorrektsiooni ei tule ja kõik muud kulud on pigem meil stabiilsed. Et see kulude kasv, mis meil möödunud aastal oli, see tõesti on nüüd suures osas lõppenud. Ja mis on hästi oluline alati pankade puhul on siis see finantsvarade kvaliteet ja allahindlused, et siin kvartali vastu vaates tundub nagu, et oleks suurenenud allahindlused, siis tegelikult see 1,2 miljonit, mis meil see aasta teises kvartalis oli, see allahindluse määr, see pikas plaanis on kindlasti alla keskmise ja näitab meie portfelli tugevust ja selle taga on nii esimeses kvartalis kui teises kvartalis tegelikult ka mitmed täitsa konkreetsed murekohad, mis on lahenenud ja sealt me oleme saanud provisjone vabastada. Et puhaskasum seetõttu siis kerges languses ja praegu on siis niimoodi, et meil netotulud on vaatamata ärimahtude langusele kvartali vastu suures piires stabiilsed. Et aasta võrdluses on pilti isegi natuke teistsugune, aga aasta võrdlust vaatame kohe siit pildi pealt siis. Ja aasta võrdluses on siis niimoodi, et meil on intressitulud on küll kasvanud mehiselt 22% ja seda isegi siis rohkem kui laenuportfell. Et siin on siis aasta taguse kvartaliga võrreldes on see sama efekt nii-öelda vastupidi, et portfell küll kasvas 11%, aga tulud 22%, sest vahepeal tõusid ka baasintressid. Et meile tundub, et baasintressid juba langevad, aga tegelikult aasta tagasi oli baasintressid madalamad, kui nad on olnud selle aasta teises kvartalis. Nii et kuskil juunikuus saabus see nii-öelda tasakaalu hetk, kus aasta tagasi juunis Euribor oli umbes sama kõrge, kui ta oli selle aasta juunis. Et nüüd ja edasi on siis Euribor madalam kui 12 kuud tagasi. Ja intressikuludega sama lugu jällegi, et hoiuse kasvust oluliselt kiirem kasv ja kõik see sama lugu jällegi, et aasta tagusega võrreldes meil siiski intressimäärad on kõrgemad. Tegevuskuludes, nagu öeldud, oli suhteliselt tugev kasv möödunud aastaga võrreldes ja siin oli siis see kontrollitud eelkõige personalikulu, aga ka IT-kulud, need on kaks suurt vedavat jõudu, millesse me teadlikult möödunud aasta hästi kõvasti panustasime. Ja finantsvarade allahindlus, nagu öeldud, et see 1,2 miljonit selle aasta teises kvartalis on tegelikult väga tugev ja väike number, et möödunud aasta samas kvartalis on meil 2,2, nii et see näitab, et siin selle majandustsükli arenedes neil pigem portfellis mured lahenevad, mitte ei teki neid juurde. Laenuportfelli kasv, see on nüüd kvartali kasv, 90 miljonit eurot kokku, 6%, selle üle me oleme erakordselt õnnelikud, et ärilaenudes 42 miljonit, et kuni juunikuu lõpuni Eesti Panga statistikat ei ole, aga ärilaenud esimese 5 kuuga on Eesti pangandussektoris kasvanud natuke üle 30 miljoni, nii et tegelikult võib öelda, et kogu pangasektori portfelli kasv on just nagu meie poolt tulnud, kui me räägime ärilaenudest. Erakinnisvara laenu poole peal on see pilt natuke mitmekesisem, et siin on ka tulukasv on siiski täiesti tuntav. Ja ärilaenudes on just teine kvartal näidanud meile sellist tugevat elavnemise märki, et kas see on nüüd laiem selline majanduskeskkonna paranemine või on see pigem meie klientide julgus, aga tundub, et ettevõtjad on elavnenud. Ja kasvas ka tarbimisfinantseerimise liisinguportfell väga tublisti. Et jätkuvalt meil on väga hea meel sellele, et meil on portfell hästi toredasti tasakaalustatud era ja äri, tarbimise ja hüpoteek finantseerimise vahel. Nii et see tasakaalustatud portfell meil kenasti jätkub ja see meile meeldib. Nüüd, mis siin pildi pealt on näha, on siis kerge langus brutointressis. Ja see on nüüd siis poolenisti Euribori languse alguse mõju ja siiski mõningal määral ka marginaalide surve. Et konkurentsi olukorras siin ka marginaalide surve all, nii et kokkuvõttes siis brutolaenu intress on keeranud nokka alla. Kui vaatame portfellide kaupa, siis see väike langus allapoole on kõikides portfelli segmentides näha ja see siin ükski portfelli segment ei eristu, nii et see trend on igal pool ühesugune ja ootuspärane. Portfelli kvaliteedist rääkides, siis me ajalooliste madalaimate hetkede vastu võrreldes on meie viivitajate hulk täna suurem, aga kui me vaatame sellist päris pikka normaalset taset, siis tegelikult see 2,2% on väga tervislik tase ja sisuliselt siin suurt muret ei näe ja võib-olla isegi teine veel tähtsam sõnum on see, et tegelikult me nüüd vaatame kvartalist kvartalisse, siis pigem viivitajate hulk on vähenenud.
et taaskord sõnum sellest, et ilmselt majanduskeskkonnas on nii-öelda jalad põhjas ja inimestel ja ettevõtetel tegelikult raskused ei süvene, vaid pigem hakkavad juba lahenema. Ja kokkuvõttes siis on krediidiriski kulumäär olnud meil 2 kvartalit järjest meie ajaloolistest tasemetest isegi madalamal ja selle taga on siis ühest küljest selline laiapõhjaline kliendibaasi tugevus, aga teisest küljest ka mõned varem ära provisioneeritud juhtumid on meil lahenenud nii esimeses kui teises kvartalis ja sealt me oleme saanud siis provisjone vabastada isegi. Äriliinide lõikes ka suuri üllatusi ei ole, et siin isegi mõned portfellilõigud nagu seesama äriliinide plokk näitab ajalooliselt üht madalamaid tasemeid ja on tõesti täiesti eeskujuliku kvaliteediga ja need sellised väiksed murekohad, mis meil seal olid, need on tõesti esimese teise kvartali jooksul mitmed ka lahenenud, et siin on kõik väga kvaliteetne. Tarbimisfinantseerimises, mida tavaliselt sellistes majandustsükli langusfaasides kardetakse, on meil püsinud ülihea, et me ei näe tegelikult tarbimislaenudes samamoodi mingisugust suurenenud raskust. Jah, seal võlglaste hulk on ka tsükli igas faasis kõrgem kui näiteks kodulaenus, aga me ei näe siin mingit halba trendi, et tarbimislaenude võlad oleksid kasvanud või kasvamas. Samamoodi autoliising on ülikvaliteetse portfelliga. Nüüd erakinnisvaralaenus me nägime siin esimese kvartali, eelmise aasta viimase kvartali ja selle aasta esimese kvartali jooksul teatud tõusu. Seal on nüüd toimunud stabiliseerumine. Meie võlglaste hulk on samal tasemel, mis ta oli aasta alguses. Nii et siin me näeme ka pigem, et see kvaliteet nüüd ja edasi on pigem tugevnemas kui et halvemaks minemas. Hoiused. Teine pool, ehk siis vastus küsimusele, kust meil raha tuleb, et hoiuseid me pildi pealt on näha, et päris mitu kvartalit tegelikult ei kaasanud. Ja põhjus oli selle, et me möödunud aasta teises kvartalis viisime läbi hästi tugeva hoiuste kaasamise kampaania, mis siis koostöös laenuportfelli suhteliselt mõõduka kasvuga lubas meil mitte kaasata hoiuseid juurde siin päris mitu kvartalit. Arusaadavalt selle sees mõni hoius tuli juurde, mõni lahkus, eks ole, aga summa summarum pilt peaaegu muutunud. Siis nüüd teises kvartalis, kuivõrd laenuportfell hakkas kasvama, siis ka hoiuse kaasamisega tuli olla aktiivsem ja siin me oleme 46 miljonit täiendavat hoiust kaasanud ja seda siis kohalikest allikatest ehk siis Raisinist on praktiliselt neutraalne olnud terve kvartal, aga nii erakliendist kui ärikliendist on tulnud hoiust. Ja mis meile selle juures veel meeldib, on see, et pigem on tulnud nõudmise hoiust ehk siis sellist arveldavat raha, mitte niivõrd nagu hoiustavat raha, mis on meie jaoks kulukas. Ja jällegi kombinatsioonis intressi keskkonnast ja mingis mõttes ka sellest hoiuse struktuuri muutusest on näha, et meie hoiuste keskmine hind on ka asunud langema põhimõtteliselt nagu samas taktis nagu laenud, aga siiski teatud viitajaga. Ja sellest viitajast on nüüd ühed sellised joonised, mida me iga kvartal ei ole teile näidanud, aga see on nüüd natuke pikem pilt, et seda intressitsüklit on meil nüüd juba siin piisavalt pikalt olnud, et me saame mingis mõttes nagu sellise pikema perioodi tagasivaate teha. Et siin on siis andmed aastast 2022 esimesest kvartalist saadik. Ja meenutuseks, et me elasime kuni 22 aasta suveni siis negatiivsete baasintresside keskkonnas ja 22 aasta suvest saadik Euroopa Keskpank on siis baasintressi tõstnud järjepidevalt. Ja sellega koos siis kõik teised rahaturu intressid on ka mingis tapis kaasa liikunud. Ja siit on siis näha, et meie laenuintressimarginal, mis on see ülemine joon, see tegi siin hästi tugeva tõusu seoses Euriboride kasvuga ja saavutas oma tõusu kiiruse tipu siin kuskil 23. aasta jooksul, eks ole, ja siis ta hakkas stabiliseeruma ja nüüd on keeranud natuke isegi allapoole, mis on siis tagajärg juba langema asunud Euriboridest ja ka, nagu ma ütlesin, et siiski marginaalide vähenemisest teatud ärisegmentides vähemasti. Ja põhimõtteliselt samasuguse kõvera teeb ka hoiuste intress. Ainult selle vahega, et hoiuste maailma see intressi tõusu kiire tõus saabus umbes 2 kvartalit hiljem. Ja tagajärg oli siis see, et 23. aasta jooksul meie netointressi marginaal ehk siis tulude ja kulude erinevus kasvas jõudsalt, sealt tulid siis rekordkasumid ja siis nüüd, kui hoiuse intressid võtavad nii-öelda laenu intresside kasvule järgi, siis see vahepealne nii-öelda ekstra netointressi marginaal, see on nüüd uuesti jälle kokku sulanud.
Et me oleme nüüd netointressimarginaali tasemel, natukene kõrgemal tasemel, kui me olime 22 aasta alguses. Ehk siis, nagu Margus ütles, tagasi normaalsuses, et 22 aasta tase, natukene kõrgem veel, siit võib veel tulla väikseid võbelusi allapoole, sest ega see tsükkel päris lõppenud ju veel ei ole. Aga et suures piires on nüüd nii, et mõlemad sinised jooned on keeranud langusse, küll teatud piitajaga, ja see netointressimarginaal pigem on tagasi jälle selles normaalses tasemes, et see vahepealne küür on tagasi tulnud. Ja see on nüüd protsendid kõik, eks ole, marginaalid. Nüüd võib-olla isegi olulisem on raha ehk eurod. Ja eurodes on nüüd pilt selles mõttes sarnane, et need tõusukujud ja ajastus on umbes sama. Aga nüüd tuleb tähele panna, et kui meil marginaalis oleme tagasi 22 aastas, siis eurodes kasuminumbris me muidugi ei ole 22 aastas tagasi. Ja selle võlusõna on siis tegelikult meie kasv. Et kuigi marginaalid on samad, siis vahepeal me oleme tegelikult kõvasti kasvanud pangana ja tagajärg on see, et me netointressi tulu, kui me teelisime esimeses kvartalis 10,6 miljonit, siis nüüd on teises kvartalis 19,3. Ehk siis siin on mitte päris kahekordne, aga peaaegu kahekordne kasv rahas, et samade marginaalide juures. Ja see ongi see äri, mida me teeme, et kasv meil tegelikult lõpuks ka seda eurodes mõõdetavat tulu ikkagi parandab üsna jõudselt. Klientide arv, siin on ainult rõõmusõnumid, kliente tuleb väga hästi, 17% aastane kasv, et see isegi ületab meie rahalisi ärimahu kasvusid praegu ja see on selles mõttes väga hea, et kus need rahalised kasvud tulevad, eks nad tulevad ikkagi klientide arvu kasvust suuresti ja kui kliente tuleb juurde, siis see on tugev vundament selleks, et me ka järgmistel kvartalitel suudaksime nii hoiuseportfelli kui laenuportfelli kui ka kõikvõimalikke muid teenuseid müüa rohkem. Ja arveldatakse klientides sama trend suures piires, siin isegi teises kvartalis on aktiivsus olnud väga heal tasemel, et kui kliente kokku tuli 3,5% rohkem, siis aktiivseid kliente 6,1%, aga see võib-olla on ka selline, et kvartalid ei ole päris vennad, et nad sõltuvad hästi palju mingitest meie turundustegevustest ja muudest sellistest lühiajalisest efektidest, et võib-olla siin on see pikk trend ikkagi nagu kaalukam, et kasv kliendi arvus ja aktiivses kliendis on võrdne ja väga tugev. Kapitalipilt, natuke teistmoodi slaidid, kui meil on siiamaani olnud, ehk siis me oleme toonud seda informatsiooni natuke juurde siia, et investoritele ka oleks selgem, et kuidas me kapitaliseeritud oleme. Ja ma mõne sõnaga siis selgitan seda vasakpoolset pilti, et pangas üldse on 3 taset kapitali eristatakse, on siis esimese taseme põhiomavahendid, ehk siis lühemalt öeldakse CET1 või Common Equity Tier 1, siis on täiendavad esimese taseme vahendid Additional Tier 1 ja siis on teise taseme allutatud kohustused Tier 2. Ja nende koosseis on siis siin näha, et mis kapitali meil kui palju on. Ja siit on siis ka näha see, et kui me esimeses kvartalis oleme kaasanud seda teise taseme allutatud kohustusi 13 miljoni euro ulatuses, siis nüüd teises kvartalis tegelikult meil kapitali emissioone pole toimunud üheski kihis, mis on ka loogiline, et oleksite pidanud sellest teadma, avaliku ettevõttena ütlema alati, kui me mingid kapitali emissioone teeme, et teises kvartalis me ei ole neid teinud ja põhjus on selles, et ei ole vaja. Et me oleme väga hästi kapitaliseeritud seoses sellega, et meil enda kasum toodab või toidab seda Common Equity Tier 1 kihti. Möödunud aasta sügisel me tegime AT1 emissiooni ja nagu ma ütlesin, selle aasta esimeses kvartalis Tier 2 allutatud laenu emissiooni, nii et kokkuvõttes meil on kapitalisatsioon väga hea praegu ja me oleme kasvuks valmis. Ja kui hea ta nüüd täpselt on, et siin parempoolne slaid näitab nüüd nende sama 3 kapitalikihi, Common Equity Tier 1 on siin all, siis on kokku esimese taseme kapitalisatsioon on keskmine graafik ja ülemine graafik siis kogu kapitali adekvaatse tasemeid ja võrdlus siis meile kehtestatud nõude ja Pillar 2 suunisega. Ehk siis, et me peame hoidma sellest heledamast punktiirjoonest ennast kõrgemale ja nagu näha, siin me kõikides kapitali elementides ka ennast kõrgemale hoiame ja piisava puhvriga. Nii et selles mõttes veel kord me oleme kasvuks valmis. Üks oluline remark veel, et kui nüüd keegi lugeja vaatab, et meil on siin Common Equity Tier 1 156 miljonit ja vaatab, et meil bilansis ju omakapital on mingi teine number, siis see ei ole viga, see peabki nii olema, et regulatiivne kapital ja raamatupidamise kapital üks ühele ei klapi. Et siin 2 suurt erinevust on siis see, et esiteks jooksev kasum, mis ei ole veel auditeeritud ja üldkoosolek või järelevalve poolt heaks kiidetud, seda me regulatiivses kapitalis ei tohi arvestada, aga raamatupidamise kasumi arvandus või bilansist muidugi on sees. Ja teiseks regulatiivses kapitalis esinevad ka teatud mahaarvamised, mida siis raamatupidamisbilansi omakapitali suhtes tehakse. Nii et need numbrid erinevad alati ja regulatiivne on alati natuke väiksem.
likviidsusnäitajad meil on olnud, hakkasin paremalt poolt pihta, et nagu ma ütlesin, me möödunud aasta teises kvartalis kaasasime kõvasti hoiuseid ja see tekitas siis selle, et meil oli isegi võiks öelda, et pank oli ülelikviidne, mida väljendavad siis ka need suhtarvud siin LCR ja NSFR mõlemad olid kaugelt üle normi ja see võimaldas meil tegelikult mitte kaasata nii agressiivselt hoiuseid viimaste kvartalite jooksul. Siis nüüd seoses ärimahu kasvuga on meie puhvrid naasnud normaalsele tasemele, et LCR-i näitaja norm on 100%, meil on 200, see 200 meile sobib, seal me enam ei pea ennast põhjendamatult ülekapitaliseerituks. Et sellist taset me nüüd üritame mõnda aega hoida ja seda on sõjalt me hoiused jälle kaasame. Ja likviidsete vahendite koosseis suures piires on see, et meil on suhteliselt väike osakaal likviidseid võlakirju, enamus rahast on rahana keskpangas. Tulemusnäitajad, et kui me võrdleme seda joont nagu 5 kvartalit tagasi, siis siin me mingis mõttes olime ebanormaalses olukorras, eks ole, seoses selle 23. aasta meile väga soodsa intressikeskkonnaga. Nüüd me oleme tagasi selle normaalsuses, et meil on see CIR-i näitaja umbes 50% all, mis on ka meie pikaajaline eesmärk, ja roetase natuke üle 15%, mis on ka meie pikaajaline eesmärk. Nii et sellist taset me nüüd arvame, et lähematel kvartalitel me hoiame ja see on ka meie pikaajaline eesmärk. Aktsionäride struktuuris ega arvus olulist muutust ei ole, aktsiate arv on 200 võrra vähenenud, arvestades meie suurt aktsionäride baasi, see on mikroskoopiline ja meil siin mingit suurt uudist ei ole. Aktsia hinna osas on uudised selles mõttes nagu olemasolevatel aktsionäridel võib-olla natuke kurvavõitu, et aktsia hind on ju langenud, me kõik seda oleme näinud ja teame. Nüüd teistpidi see tähendab seda, et nagu investor Toomas eile Äripäevas kirjutas, et siin nii Eesti Baltikumi kui ka lähiturgude aktsiad pankade aktsiad on kõikide fundamentaalnäitajate poolest odavad, nii et kõikidele investoritele, kes otsivad investeerimisvõimalusi, et siis olete väga terevimad, et nendes näitajates me oleme jätkuvalt väga madalatel tasemetel, nii price earnings kui price book näitajatel, kasumit aktsia kohta teenime korralikult. Need fundamentaalselt kindlasti on see aktsia pigem alahinnatud praegu ja kasuks vaadata selle poole investeerimisvõimalusena. Ja kokkuvõttes siis laenuportfell kasvab, klientide arv kasvab isegi veel kiiremini, kasumi efektiivsusnäitajate mõttes oleme tagasi normaalsel tasemel ja pikaaegselt meile sobival tasemel. Nii. Siin minu monoloog lõpeb. Nüüd on küsimuste vastuste aeg. Ma kohe võtan lahti teise akna, et vaadata, kas meil on tulnud küsimusi. Ja küsimusi on tulnud. Vastame neile nüüd hea meelega. Esimene küsimus, kas kasum langeb edasi? Küsimus on loogiline. Ma siin kvartalisse isegi nagu veel ei ütleks, et ei lange. Nüüd tähtsam on iga investori jaoks ka selle pikaajalisem vaade. Et samamoodi nagu ma näitasin selle intressi marginaali ja intressi tulude pildi peal, et vaatamata selle, et marginaalid on vahepeal tulnud alla ja vaatamata selle, et marginaalid on tagasi selles 22 aasta tasemel, siis absoluutnäitajates meie intressi netotulud on kasvanud. Ja seda on siis tinginud see, et meie mahud kasvavad. Ja meil jätkuvalt on ambitsiooni, kapitali ja oskust, et oma mahtusid kasvatada. Nii et siin pikas plaanis kindlasti meie mahukasv ületab seda intressisurvet, et pikas plaanis kasum absoluutrahas kindlasti langemas ei ole. Nii, kui tulemused on languses, kas aktsia hind võib veel langeda, on küsimus. No, aktsiahinna osas tõesti jäävad meie käed natuke lühikeseks, et me isegi ei tohi kuidagi moodi seda mõjutada või manipuleerida, et meie asi on tulemust teha, aga tulemused, nagu ma ütlesin, et praegu võib-olla on küll palju teisi põhjuseid lisaks tulemustele, et miks kogu selle sektori ja kogu selle piirkonna aktsiad nagu Äripäeva analüütikud on tuvastanud, on alahinnatud, et muidugi aktsiahind võib alati langeda ja ikka tõusta, aga veel fundamentaalnäitajate poolest kindlasti on ta pigem alahinnatud praegu. Ma ühe aspekti võib-olla lisan siia, et nagu tegelikult tundub, et aktsionäride eelmine aasta, kui me tegime siin megakasumeid ja kõik oli topelt, et aktsiahind ju siis ei tõusnud, et tundub, et aktsionärid võtsid eelmine aasta selle hoiaku, et see 23 ongi erakordne aasta, ükskord pangad teenivad, selle tõttu ei tõusnud ka aktsiahinde, et mis võiks olla nüüd siin sama loogika, et me oleme tagasi aastas 22, et nagu ma ise arvaks, et nagu siit allapoole nüüd see asi kukkuda ei saaks, et me hakkame raamatupidamisväärtusele juba
langema või lähenema, aga noh, tõsi on see, et aktsiaturg on täna nagu kahes aspektis, noh, Eesti aktsiaturg on külmikus, et välisnõudlus siia maailma nurka täna ei ole, siia ei investeerita ja Eesti inimeste vaba raha läheb pigem selleks, et ära elada ja kuna ka tähtelisel hoiusel on intress, siis riskivabalt panna 3,5% teenima, et noh, nii kaua, kui ei teki nõudlust uuesti, et mis võiks majanduskasvuga nagu ühel hetkel kaasneda, et noh, nii kaua on tõenäoliselt see aktsiahind seal, kus ta on. Jah, Margus õigesti mainis, et 23. aasta eufooria peale loomulikult kõik investorid said aru, et see rentaabluse tase, mis sellel aastal saavutati, ei ole pikaajaliselt normaalne ja jätkusuutlik. Aga teistpidi, kui sa ütled 22. aasta tasemel, siis jah, marginaalide ja efektiivsuse näitajad meil on 22. aasta tasemel. Tegelikult joone all kasumit on meil ikkagi jupimaad rohkem. Et 22. aasta kasum kokku oli meil natuke üle 20 miljoni euro. Täna me oleme poole aastaga teeninud vist 14 miljonit äkki. Et selles mõttes joone all on kindlasti rohkem 22. aastal, nii et panga kapitalisatsioon peaks olema ikkagi jupimaad suurem 22. aastal. Nii, võtame veel korra siis ühe küsimuse. Äkki täpsustate, millistes ärisegmentides on täna jätkuvalt baasmarginaalide surve? Et korra veel baas ja marginaal on kaks komponenti, eks ole. Baasisurve on läbivalt igal pool, kus on Euribor meil baasiks. See on siis kõikides teistes ärisegmentides välja arvatud tarbimisfinantseerimine. Seal meil on enamus tooteid fikseeritud intressiga, mis tähendab, et seal baasi mõjutus või Euribori mõjutus ei osale. Ja nüüd marginaalisurve on tegelikult nii või naa või suuremal väiksel määral igas ärisegmendis isegi võiks öelda. Aga võib-olla, et kõige nähtavam on ta kodulaenus, kus me näeme hästi tugevat konkurentsi. Pangad hästi tugevalt üksteise häid kliente refinantseerivad. Kas siis kampaania korras või ka püsivate heade pakkumistega, et seal on kindlasti aastast aastasse toimunud langus allapoole. Ja eks ärilaenu poole peal heade klientide pärast käib võitlus, eriti olukorras, kus me näeme, et summa summarum pankade laenuportfell äriklientidele ju ei ole kasvanud. Ja see tähendab seda, et selleks, et üldse paigalgi püsida, tuleb kogu aeg üksteise käest klienti üle lüüa. Ja see protsess toimubki ja see tekitab ka survet marginaalidele. Aga teistpidi see on loomulik konkurentsi osa ja see näitab, et konkurents toimib. Jah, võib-olla veel kommentaar, et selle teise kvartali tulemustes, et see kasumi vähenemine ei ole mitte niivõrd tingitud sellest baasintresside ja marginaalide langusest kui intressikulu kasvust, et selles mõttes ka investor Toomast minu arust väga õige järeldus, et Euribor ei ole veel nii kõvasti langenud, et sealt me ei saa täna seda valu, et me saame lihtsalt valu sellest, et meile passiva pool on 2/3 tähtelised hoiused, tähtelised hoiustel on hinnasilt ja see hinnasilt on täna kõrge, see tasapisi hakkab nüüd alanema, ja see hakkab olema kogu aeg nagu see sünkroonis mäng, et meil on ülioluline, et kui Euribor nüüd siin veel 2 jõnksu see aasta allapoole teeb, siis peavad ka hoiuste intressid tegema jõnksud allapoole, et vastasel juhul läheb see pilt meile nagu mustemaks, et me oleme hästi näppu seljale, et 2 viimasel intressilangetusel eelmise aasta sügisest me ei ole initsiaatorid olnud, et nii nagu detsembrikuus kui see aasta jaanuari lõpus, et meie tegime sammud ja teised turuosalised tulid ka järgi, et need asjad peavad liikuma sünkroonis, muidu ei jää aktsionäridele joone alla see raha, mis peab jääma. Nii, aga nüüd rohkem küsimusi meil ei olegi praegu laekunud. Ja vist oleme ka enam-vähem ajas, taast me oleme üle rääkinud, aga seekord oleme tublid olnud. Et Margus, kas sa võtad kuidagi kokku siis? Aga tõmbame siis otsast kokku, et ma arvan, et see sõnum, mis võiks siit nagu kõlama jääda, on see, et kõige rohkem sõltub meist siin Coop Pangas see, et kuidas me oma äri teeme, et kas me äri teeme, kas kliendid tahavad meiega äri teha, kas me suudame neile pakkumised atraktiivsed teha ja sellega on meil hetkel kõik väga hästi, et see on meie kontrolli all. Et mis meie kontrolli all nii hästi ei ole, on intressikeskkond ja on aktsiahind, et me keskendume sellele, ja meie põhifookus on sellele, et teha äri ja teistpidi loomulikult hoida see kulubaas nagu sünkroonis, et selle ärimahu kasvuga, et need on need hoovad, mida me kontrollime, et ei ole mõtet elus keskenduda asjadele, mis on nagu kaudsemalt sinu kontrolli all, ja sellega me jätkame ja jätkuvalt lubame olla kasvustrateegiaga pank, genereerida üha paremaid tulemusi
ja loodetavasti ühel hetkel saabub õnn ka aktsionäride lauale. Aga täname siis hetkel kuulamast seda teise kvartali ülevaadet, et kui enne kontakti ei ole, siis kolmanda kvartali ülevaade on täpselt 3 kuu pärast 18. oktoobril. Aitäh kõigile kuulamast, head päeva, tegutseme edasi. Aitäh!